No tere jälle siis, see on keset nädalat, loodetavasti tuleb see video välja, sest see on lühik video, kui kõik läheb plaanipäraselt. Ja ongi ainult siuke amordihooldus. Raiko tuli siia, tuli tegema amorte. Tema teeb, mina vaatan. Tegelikult mina teen, tema teeb tööd samal ajal midagi muud. Ja vaatab, kuidas need käivad. Põhimõtteliselt need on Husqvarna 300, TE300 amordid, 21 aasta Husqvarna. Oli 21 on ju, jah. Ja siin on õli ja siin on tihendid jube kallid ja tulevad ühe amordi jagu tuleb ainult ühes komplektis. 2 komplekti on vaja tellida. Ja ega siin loodetavasti midagi keerulist pole. See on mingi spetsial võti vaja teha siia või siis äkki saab kuidagi mitte spetsial võtmega teha. Et põhimõtteliselt ta peakski padrun olema, mis saab seda keerata siis neid. Aga eks me uurime ja hakkame vaikselt pihta, ega siin ei olegi. Siis ta tõi mulle ideka metallist aluse, mida ma olen tahtnud ammu saada. Tööriista marketist, 15 €. Üli ja kohe testime ära. Kõik õli läheb siia sisse ja kõik jama. Ja on kõik, hakkame lammutama. Üks amort laiali, ühe me teeme salaja ennem ära ja siis teist ma filmin. Siis on töö selge ja võtted selged. Nii ongi. Oot, läksime. Üks amort edukalt tehtud. Raiko paneb seda viimast lõppu veel kokku, juppe. Õli oli isegi suhteliselt puhas, aga nüüd, kui me võrdleme 2 amorti, kuidas need käivad, siis ma ei tea, vaatame, kas saab näidata. Kuidas see nagu tuleb kohe tagasi ja näita vanat. Aga seda kohe vaatame, kas see üldse jääb videosse. Võib-olla kui nüüd teine töötab ikka halvasti, siis me seda üldse videosse ei panegi. Ja siin on näha, et see tuleb palju raskemini tagasi. Et nüüd me vaatamegi, kas see muutis midagi või ei muutu meil asju. Aga jah, õli oli selles mõttes on suht okei. Läks meil, siin ei ole mõeldud hiljem mõõtmiseks, et seda õhuvahet, kui palju jääd. Muidu on ikka tavaliselt manuaalis kirjas, et palju see, mitu milli siis õhuvahet peab jääma. Siin on lihtsalt 636 milli pluss miinus 10 milli siis läheb amordi kohta. Ja me panime 650 sisse. Ehk siis läks 650, jah. Ehk siis, kui tuleb, mingi osa jääb siia põhja, seda on päris palju tagasi voolanud siia. Panime täpselt 650 ja nüüd ongi niimoodi, et meil on siis 24 milli on siis seda mänguruumi, kus me saame, on 24 või? On 26 milli on mänguruum, ei, 24 milli. Ehk siis 626 kuni 646 on see vahemik, kuhu vahele võib jääda. Panen mõlemale 650 sisse ja siis on hea. Ja special tool'e ma põhimõtteliselt ei kasutanudki, sest et ülevalt me saime siis, algul me panime selle amordi tagurpidi siia külge ja siis tegime lahti, siin on sees vedru, eks me näitame seda, kui me jõuame nii kaugele. Ja me teeme, tegelikult ongi targem, mul ei ole mõtet rääkida. Me teeme ja siis me näitame jooksvalt, kuidas see miskit meil läheb. Et me võtame järgmise amordi lahti ja hakkame seda siis tihendid vahetama. Ja nii kerge ongi. Vot, läksime siis. Nii, me võtsime siis teise amordi lahti. Võtsimegi, meil on siin, kus see kruustangid on meil väiksed? Siuksed väiksed kruustangid. Algul tegime algul panimegi tagurpidi, panime lihtsalt siia külge. Ja siis saime siit selle lahti. Aga mul on siuksed väiksed kruustangid. Rätik või see riie läheb vahele ja siis plaks siia ja tuleb lahti. Et suht kergelt on kinni. Siis rohkem meil midagi siin ei olegi. Need on vaja kõik maha keerata, mis siin saab nulli. Ja siis ei ole seda pinget vedrul peal ja siis saab kergelt lahti. Aga siit tuli siuke õli välja. No natuke on teistsugune, aga see petab ka ära, sest kui nüüd ikkagi ta niimoodi see äärt tuleb, siis on ikka ta kõvasti tumedam. Aga nii juhul ei ole. See on ikka täiesti teine. Me tahtsin mõõta ka nüüd, siin on täpselt 500 milli sees. Kas siin on siis vähem pandud või ikkagi siia sisse nüüd 136 milli päris hea, aga vahet ei ole, lihtsalt ongi natuke vähem seda ja õli on näha, et on täiesti teist sooni. Nüüd me saame siia valada, et siin, siin on ikka siuke korralik erinevus.
Vaata, kui paks ta on. Ta jääb nagu, ta ei segune ära ka selle teise heliga. Kui siin siit midagi täiega. No ikka korralik. Ja mis nüüd? Nüüd ei olegi muud. Siin on hästi head amordid. Et, no see on hästi must siin. Siia käib siis 60 sisse, mida meil ei ole. Aga ma arvan, et võib-olla on siin ka süsteem see, et seda sama veel ja seda saab kasutada. See läheb siia sisse ja saab selle kätte. Ja kui lahti on, siis ma näitan, kuidas siin see lahendatud on. Siin ei ole vaja seespoolt amorti kinni hoida. Siin lihtsalt teedki selle alt lahti krustangide vahel ja ideaalne. Hästi kerged amordid tegelikult, siuksed VP omad. Jah, praegu paneb siis uuesti filmima, võtame alt lahti kõik juppideks ja siis räägime jälle, mis ja kuidas see on. Ja vaatame seda veeunnikut veel või seda junni-unnikut siin. Ja ongi amort laiali võetud. Siin on siuke süsteem siis, et siin on keere ja see ei ole täitsa ümar. Siin on näha, et siin on siuksed sirged kohad ja siin sees samamoodi, et siin on need pesad. Siin vist väga näha ei ole, aga pesad on, kuhu ta läheb ja ta fikseerib ära end sinna. Ta saab ainult kindlas asendis minna, et need omavahel ära seal läheksid kokku. Ja siis ta läheb pessa ja alt lihtsalt siis keeramegi selle asja sisse, mis on kadunud. Oot selle keerame sisse siis, et siin on keere ja ta läheb täitsa siia lõpuni välja siis ja tihendab end ära. Alla läheb uus tihend, ülemist meil pole panna, aga tegelikult ei ole neid tihendeid vaja vahetada ka, kui nad on füüsiliselt ilusad ja korralikud, siis neid ei vahetata kogu aeg. Aga kuna meil on võimalus alumine vahetada, siis alumise paneme uue. Ülemist on ainult paksemat ja siis ta ei lähe pessa, me teisega proovisime. Ja ega siin ei olegi, siin järjekord on niimoodi, et kuna kõik tuleb tagurpidi välja, et enne ma vaja kõik see asjad sisse laduda ja siis alles kokku panna välimine ja sisemine osa, siis ongi, esimesena läheb tolmukate, siis läheb see stopperrõngas, siis läheb õlirõngas, siis läheb see vaheseip sinna ja siis need, mis need olid, slider need tihendid siis või mis need on? Kuidas ma ütlen nende kohta? Ma ei tea. Igatahes siis läheb need. Läheb see ja siis läheb viimasena see. Nagu tavaamort, aga lihtsalt need on vaja kõik ennem paika panna. Ja siis alles saab amordi kokku laduda. Ja siin ega rohkem midagi ei olegi. Et siuke kerge ehitus siin miskit ei ole ja ma siin sööb ja no siin need, kui hea on siin tööd teha, saab süüa antakse ja jah, ega ei olegi, nüüd me paneme kokku tagasi, viskame tihendid sisse ja samamoodi läheb kokku, et Newtoniga kinni asjad ja on idekas. Tegelikult on suhteliselt kerge neid teha, et tagurpidi amort on palju raskem teha, seal on palju rohkem jubinaid ja special tool on palju rohkem vaja, et seda lahti saada. Siin ei ole mitte midagi. Vot, aga kokku tagasi ja siis saame võrrelda, kas mõlemad amordid töötavad samamoodi või mitte. Pigem on kasu sellest. Esimese amordi lahti tegime, siis tundus, et äkki kunagi tehtud juba. Aga siin on tehtud üks amort korraga. Et üks on tehtud, teist ei ole mitte kunagi vist tehtud. Mis aasta oli? 21? 4 aastat vana ratas. Et võib-olla polegi siis tehtud, ta on nii uus ratas ikkagi, et ainult üks hakkas lekkima, teist ei tehtud ja nii see elu läks. Aga meie teeme teised mõlemad ära, sest et jah. Äkki on krossimeestel teistmoodi. Selleks ei saagi tervet komplekti osta. Ostad ainult ühe amordi kaupa. Ei, niimoodi ei tehta. Kõik teete korraga ära ja siis on tehtud. Vot, teeme ära.
Oh shit, man. Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. Amortid tehtud, nagu naksti. Tegelikult on väga kerge teha. Esimene kord on ikka natuke keeruline, sest et kõik asjad on uued. Aga teine amort, ma arvan, läkski siuke kiirelt. Vot nii kiirelt läkski. Et täpselt samasugune, kõik on täpselt sama. Ma ei tea, näitame ka. See amort ikkagi veits käib. Ta ongi, noh, ega nad ei käigi mõlemad samamoodi, sest üks on, see on kompressiooni. See on siis see, mis me esimesel tegime, mis käib hästi kergelt. Aga no erinevus on korralik. See, kuidas ta ennem käis ja kuidas ta nüüd käib. Et see on see, mis raskemini tagasi tuleb, nii-öelda. Aga noh, see, kuidas ta ennem oli, see oli nii palju erinevust ikka. Ja ma arvan, nüüd on hea. Et ennem oli probleeme ka, et vajus natuke alla ära ja ei tulnud enam hästi tagasi või mingi siuke imelik teema oli. Et jah, siuke osa oligi. Siuke õpetusosa. Ma ei tea, kui palju siit õppida ainult sai, aga jah, amordi tegelikult väga keerulised ei ole. Oleneb amordist, mõned upside down'id on, neil on keerulisem, neil on juba special tool'e rohkem vaja, millega ei saa niisama seda ülemist, seda küljest ära siis seda, mis iganes see pead siis, nii-öelda seda amordi saad lahti, aga küljest sealt enam seda selle sisu küljest ära ei saa siis. Keeruline öelda, sest ma ei tea nimetusi, aga seal on mõndasid asju vaja, mis on special tool'e vaja. Ma olen küll ise endale teinud siukse, kunagi oma Z-il tegin, siis ma tegin siukse, kus need nagad lähevad läbi plastikasja ja siis tõmbad koos selle vedru ja selle plastikuga kõik pingesse. Mul läksid rihmad siit mõlemalt poolt läbi ja siis sai vahe sisse ja siis selle pea kätte. Aga noh, tänapäeval saab AliExpressist kohe siukse selle rõnga ja siin on siis juurde 2 seda, mis keeravad sinna sisse siis, et ongi siuksed otsad on kergelt koonuses ja sellega saab tehtud. Et seekord mul ei olnud, kui ma seda kunagi tegema hakkasin ja ma tahtsin kohe saada, siis ma tegin endale lihtsalt special tool'i. Aga jah, manuaalid saab enamasti netis kätte, kõik saab ise tehtud, et midagi keerulist pole. Õiges järjekorras asjad laua peale ja pärast samas järjekorras asjad tagasi ongi tehtud. Voti, aga jah, põhimõtteliselt kunagi võib veel mingid siuksed osasid teha. Nüüd me paneme jah siin lõhnaküünla põlema. Romantikat natukene, mõnus Maarja lõhnaline ja siis hakkame, ma ei tea mida tegema, eks me vaatame seda asja. Davai, tšau siis!